olen vorstisaiaga. Me liigume Ruilasse täna trenni tegema. Ei ole ühtegi pinnast, kus ma saaks hetkel maalatte teha. Ja siis obviously Ruilas on väga okei pinnas ja siis ma saan klappi ka proovida ja vaadata, mida ta teeb. Igatahes vaatame liikumist ja minuga joinib täna mu sõbranna Katja. Ja aitab meil üles seada mingi maalattide harjutused. Ega me väga intensiivselt ei saa nagu mingit täis maalatti trenni teha. Nüüd ma jalutan mingi paar kiltsa Ruilani. Mingi 20-25 minutit umbes. Siis chilli vanilli. Nii et vaatame, mis ta kostab. Ma panin talle blinkerid ka ja ma võtsin koti kaasa, et ma saaks need ära võtta, et kui talle üldse ei meeldi need. Aga need võivad ka hästi mõjuda, sest on siuke spooky ja vahib kõike. Et võib-olla on mõistlik lisand meie varustusse. Mul on need blinkerid olnud üliammu ja ma olen ikka olnud mingi äkki ma ei pea kasutama ja nüüd me oleme maneeži ja ta vahib seal. Et äkki paneks, vaataks, kui midagi ma saan iga hetk ära võtta, et mul siin on, ei ole näha, aga mul on seljakott koos mingite asjadega kaasas, väikestega. Täna on 12. märts juba. Ma ei ole vahepeal filminud sellepärast, et mul sai mälu täis. Ja siis ma filmisin Telole ja siis ma läksin laisaks ja siis ma ei nautinud vahepeal filmimist. Mul praegu laeb telefonis esimene see YouTube'i video, mis mul sai valmis. Nimelt, ilm on läinud natukene kehvemaks. Ma siis näitasin enne, kuidas ma käisin Ruilas ja nüüd ma kavatsen iga nädal hakata käima seal, sellepärast, et mul ei ole liivaplatsi, kus ma saaks korralikult maalatte teha ja on ülitähtis, et oleks hea pinnas, kui ma teen maalatte, et ta ei koperdaks ekstra kord ja ei jääks kõikidest oma kõõlustest ilma. By the way, selle Ruila käiguga ma jäin mega rahule, nagu ta oli teel sinna väga spooky, aga ta tihti on seda, which is fine. Ma proovisin blinkerit talle panna ja see tegelikult aitas natukene, et nagu ta on suts rahulikum. Ja Ruilas ta käitus mega hästi. Ma ei oleks elu sees oodanud, et ta on nii adekvaatne. Nüüd täna ma lähen teen trenni temaga.
Homme meil tuleb rääkida Sepaga nagu kabea olukorrast, et siis ma saan mingit tagasisidet, mida võiks nagu paremini teha või mis on tekkinud ja mis probleemid on ära läinud, kui nad on ära läinud. Ja by the way, 8. oli hobuhoolduse uue locationi avamine ja ma käisin koos oma talliomanikuga Pärnus, tegin väikse shoppingu. Ma sain lõpuks oma 3-kilose aminohapete selle potsiku kätte. Ma ostsin mega ilusa Maximilian särgi. Maximilian, kui iganes sa ütled seda, ombre kollektsioonist. See näeb nii hea välja. Ma olen seda ombre kollektsiooni juba päris ammu nillinud. Ja nüüd ma sain lõpuks selle ostetud ja see oli ainus laos. Mul on nii ilus valtrapp nüüd. Ma olen sellega laupäeval Ruilasse. I'm so excited. Mul on nii mitu outfiti. Kuna mulle ei meeldinud need valjad, mis mul olid, siis ma tellisin uued valjad. Mustad kuldsete pannaldega. Ja nüüd ma sõidan Miklemitega ja me proovime, mis mu hobune arvab sellest. Nii et jäi. Mu tekk, mille verst lõhkus ära. Et see käis paranduses ja see on 100-grammine. Ostad talle teki ja teeb ikka eest. Oh my god. Ma ei pesnud ju seda. Kedais. Kõik on väga keeruline. Also, hobused, kes on rehabis, must have E-vitamiin ja just õlina. Miks? Sellepärast, et E-vitamiin aitab paremini taastuda lihastel ja kasvatada neid. Kui sa annad seleeni, et peaks teoorias andma ka E-vitamiini, sest nad benefitivad teineteist ja siis seleen pidi nagu imenduma või kuidagi nagu paremini toimima. Täiesti õiget sõnastust ei oska teile öelda, nii et avage Google, do your research, teage, mis te hobustele annate. Natukene harisin ennast ja hobustel on see probleem, et sünteetiline E-vitamiin ja see ei toimi üldse nii hästi ja siis on tõestatud, et E-vitamiin õlina, mis on orgaaniline. Horseflexi kodulehel saab lugeda, see toimib paremini. Nii et just so you know, tulevikus, kui teil on vaja anda. Kaameraga oleks muidugi parem filmida, aga siin ma olen versus seljast. Me tegime maastiku karjäärini, mis siin on. Tegelikult ei olnud plaanis, aga kuna ma juba läksin, ma mingi lähme teeme ära. Ta käitus super hästi ja me oleme täna paljajalu, which is müstika, sellepärast, et ta hellitas ainult vee sees mingite nagu vist kivide peale või et lihtsalt, et ta ei näe, kuhu ta astub. Aga otherwise väga nice, et tal ei teki käiguvahet, kui me läksime sellelt asfaltilt põllu peale ja põllu pealt nagu kruusa peale, et kui on üli palju kivisid, tal on muidugi ebamugav, aga nagu basically ta saab päris hästi praegu hakkama. Ma ei tea, millest see tingitud on, aga tegelikult ma eelistan ikkagi flex bootse kasutada all the time, aga seekord oli nii ja tal on natukene hirmus. Me tegime hästi palju üleminekuid, sellepärast, et kuna me oleme nii palju maastikul ja mööda sirgeid sõitnud, siis ta on olnud mingi, et tassinud mind ja läbi rats me lihtsalt jooksnud. Ja siis me täna harjutasime seda ja ta on juba päris decent. Jaa, peatus. Ta arvab, et ta saab kommi. Jaa, võt. Ja sõitsin täna esimest korda kannustega. Ma muidu ei ole suur kannuse fänn, aga kuna ta vahepeal otsustab, et täna ta hakkab ignoreerima. Vahepeal ta on nagu mega hästi vastab säärele ja vahepeal lihtsalt ta mingi Nii et ma panin kannused, aga ma panin need niimoodi, et ja ma kontrollin oma jalga, et ega ma kannusega sinna naljalt ligi ei lähe talle. Et hoian eemal, aga kui on vaja, et siis on töks kohe olemas. Mina olen jõudnud sinna faasi, et
mul on vaja kaamerameest, kes käiks minuga kaasas, sest mina ei viitsi filmida. Okei, nii, ma tahtsin teile näidata, millise outfiti ma kokku ostsin. Ma ütlen teile kohe, et mul ei ole päris matchivad veel ratsapüksid. Aga one day ma ostan sedasama värvi nimega grafiit, ratsaretuusid või püksid või mis iganes. Ma pean vaatama, mis mudel mulle meeldib. Aga let me show you how they look. Nagu, jaa, ma tean, et see ei ole perfect match, aga damn, mulle nii meeldib see fit. See on nii äge. Shout out to Gloria hobuhooldusest. See on geniaalne kollektsioon. See on mega kena. Vahelduseks ennast tuleb ka triitidest. Mul on alati hobusel ilusalt valtrapid, ilusad valjad, mingid sadulad. Okei, sadulad, doesn't matter, kas on ilus, põhiline, et on efektiivne. Aga igatahes hobusel on kõik kõige parem varustus ja kõik kõige ilusam. Minu arvates ilusam. Ja siis endale on nii tore vahepeal osta midagi sellist. Eile oli, eks ole, 12. See on tegelikult ülitähtis päev ja mul oli igal pool kirjas. Ma ikka ei teinud mitte midagi, nii et ma teen varsti postituse. Aga mul sai eile 4 aastat, kui Versu sai minu omaks ja kui ta tuli koju. Nii happy ja nii tänulik, et see hobune minu ellu tuli. Ma väga tahtsin teda kohe esimesest korrast, kui ma nägin tema müügikulutust ja mul lihtsalt oli kinnis idee, et sellest saab minu hobune ja mina tahan teda. Ja siis me käisime väga pika teekonna ja me oleme nii palju läbi teinud. Ma saduldasin teda ise. Mul on isegi video sellest, kus ma olen üksi tormisel päeval kilemaneesis ja ma istun talle selga ja ta ei tee teist nägugi. Kolimine sporttalli, kus ta 2 nädalat hiljem rebestas endale lihase esijalal. 80% seal oli konkreetne auk, siis ma rehabiliteerisin teda mingi 2,5 kuud. Siis me kolisime Toomingale ja Toomingal me treenisime päris pikalt, aga siis kadus mul nagu kuidagi see julgus ära ja siis sõitis temaga Eliise, sest oli vaja minu vigade parandusi teha. Pärast seda, kui meil sai eelmine aasta Versuga 3 aastat umbes nädal hiljem, ta lõikas endal selle sirutaja kõõluse katki ja siis hakkas järgmine rehabilitatsioon. Kõik need arstivisiidid, ümbersidumised, iga kord narkoosi all. Kõik need muretsemised, magamata ööd, minu haigestumised, sellepärast, et ma olin nii stressis hobuse pärast. Kõik need kuud ja kõik need päevad, kui mulle tundus, et kõik läheb aina hullemaks ja ma olin mingi, kui ta on veel paar päeva niimoodi, siis ma ei tea, et kui tal on kergem, et ma panen ta magama, et ta ei peaks piinlema ja kui tal läheb jalg tagurpidi ja ta, ma ei tea, teeb endale kõik katki, et siis panen ta magama. Ja see ei olnud kunagi mingi, et ma panen ta magama sellepärast, et ma ei usu, et ta taastub, vaid see on lihtsalt see, et ma nägin, kui stressis ärev ta oli ja kui segaduses ta oli, et miks see kõik temaga toimub. Ja see on kõige hullem, et sa ei saa talle seletada, et mis temaga toimub. Ta lihtsalt tunneb ja ta reageerib. Ja ma oleks nii tahtnud temaga rääkida ja seletada, mis tal toimub ja miks me oleme sinna jõudnud ja miks tema olukord on selline. Aga obviously ma ei räägi hobukeelt. Hit me up, kui keegi leiutab, ma ei tea, vahendi või ma ei tea, kes saab mulle maagiat sprinkelida, et ma saaks Versuga rääkida. Mul oleks temaga nii mitu conversationit vaja maha pidada. Ja siis pärast seda, kui ma teda taastasin ja ta juba tegi galoppi sadulas, siis me kolisime vabapidamisele. Ja nüüd ta on olnud väga pikalt vabapidamisel, nautinud oma parimat elu, läinud paksemaks.
kiusanud koplikaaslasi, which is not nice. Aga me oleme nii pika teekonna temaga käinud ja ma olen nii muutunud hobuse omanikuna. Sest varem, ma ostsin teda eesmärgiks, et ta on koduloom ja temaga sporti teha, aga see hobune on mulle näidanud, et iga kord, kui ma mõtlen ise plaani välja ja ma otsustan, et nüüd me hakkame räigelt mingit sporti tegema, siis tema võtab ise endale aja. Ja ma ei saa teda raamidesse suruda, kõik peab tulema ainult tema pilli järgi. Ja ma ei ole harjunud, et mu elu käib kellegi teise pilli järgi. Ja see on õpetanud väga palju. Ma olen pidanud ise endale otsa vaatama ja mõtlema, et kust mul tekivad need kontrollivajadused ja muu säärane, mis ei lase mul lihtsalt nautida seda hobust. Ja nüüd lõpuks ma naudin ratsutamist Sajaga. Isegi mõni päev, kui ta on kange või ta hakkab rohkem vastu, mul on täiesti ükskõik. Ta on see sünnipäevakingitus, mille pärast ma olen ära puhunud 22 aastat küünlaid. Ma loodan, et mu versu omamise tänulikkus kasvab samamoodi iga aastaga, sest me võime vinguda nii palju, kui me tahame, et oh my god, hobused maksavad nii palju ja nende ravimine maksab nii palju ja issand, kõik on nii halb ja oh my god, hobused. Aga päeva lõpuks, kui sa teed seda päriselt mitte ainult selle jaoks, et ainult ratsutada ja võistlustel käia, vaid siiralt sulle meeldib, see loom sulle meeldib progress ja sa elad lihtsalt nende väikeste hetkede pärast, kus sul tekib täielik connection, kus sa lihtsalt tunnetad selle hobusega nagu iga oma neuroni ja aatomi ja rakuga, siis vabandust väga nagu see on nagu mu enda sõltuvusaine ja ma lõpuks naudin seda, mida ma teen. Ja kas see ei ole kõige tähtsam hobuse omamise juures? No okei, on inimesed, kes omavad hobuseid nagu teiste eesmärkide pärast. Aga kui sa oled rohkem ostnud hobust lemmikuna oma perre kui vahendina või kui lihtsalt spordikaaslasega või investeeringuna, kui see hobune on su jaoks midagi rohkem, siis need 3 sekundit, mis ta annab sulle ideaalset käitumist, tõstab turja üles, sa tunned seljalihased, kuidas nad töötavad ja ta on pehme ja ta on ideaalne. Ma ei saaks vist rohkem nagu tahtagi. Mis su jalgadega on? Tule. Tuled või? Ei. Oh my god.
vihkan kevadet. Või noh, okei, ei vihka, aga lihtsalt see on hevi nagu. Me sorteerisime papsiga garaaži ja ma sorteerin oma ratsaasju ja ma leidsin selle trofee Vatakoi kipsi ja see oli see kips, mis Versule pandi jala peale, kui ta oli kliinikus, nii et nüüd ma officially viskan selle minema. Time to let go sellest episoodist. Täna täpselt aasta aega tagasi pandi see kips talle jalga. Ops. Ja lännud on. Aitäh kõigile, kes vlogi vaatasid, ma loodan, et teile meeldis, kui vaadata neid videoid, siis on näha erinevus, kuidas hobune iga nädalaga läheb aina nagu paremaks ja nii-öelda tugevamaks. Ja tegelikult need YouTube'i videod ongi selle jaoks, et lihtsalt näidata seda progressi, mis toimub, kuidas töösse tagasi toomine üldse õnnestub ja kas õnnestub. Ning mina olen tagasi välismaal ja loodetavasti millalgi mais ma olen tagasi ja siis ma saan oma vlogidega jätkata. Nii et like, subscribe, mida iganes, rock ja roll ja loodetavasti näeme teiega juba varsti.